Festivalini, kuhu me oleme tahtnud minna, on jäänud umbes 3-4 päeva. Festivali korraldajad avalikustasid, et umbes täna õhtul peaks täiesti selguma, et kas lubatakse pidada või ei lubata seda pidu. Oleme jõudnud Antwerpi ja teelt siia saime ühe kohutava uudise. Rampage ja pärast tähendab, et me ei saa festivalile minna. Jõu mees! Üle 3 aasta oleme jälle minemas siis Belgiasse Rampage festivalile. Oleme oodanud liiga kaua, iga aasta on lubatud, et toimub midagi, aga pole mitte midagi toimunud ja nüüd lõpuks Belgia võttis üldse kõik enda need piirangud maha. Ei pea mingit passi näitama, mingit maske kandma, nii et ülitore. Me saame minna ja hetkel me oleme Tallinna lennujaamas ja ootame enda lendu, mis läheb siin kuskil poole tunni jooksul välja ja oleme koos enda crew'ga. Siin on siis Sandra, Rolts, Kristjan, Gunilla ja siis Ciao. Mis su sõbra nimi oli? Brad. Hei Brad. Tõmbame saja käima. Across the sky, where it goes is in your mind. The airplane flies across the sky, where it goes is in your mind. The airplane flies across the sky, where it goes is in your mind. The airplane flies across the sky, where it goes is in your mind. Tere tulemast Belgiasse. Jemma. Me lähme sinna, kuskile sinna taha poole. Siis veits sinna vasakule, kus see kollase äärega maja on. Antwerp Express. Sandra kardab, et me jääme maha, aga meil on kõik kontrolli all. Sandra lihtsalt nüüd on, jaa. Stresso. Me vaatasime Kristjaniga, et me oleme teisel korrusel, eks ju. Me tegelikult olime ka, aga nende liftidega lihtsalt ei saanud alla. Me olime nagu ühed liftid lähevad üles, teised lähevad alla. Põhimõtteliselt, aga nüüd me oleme õigel teel ja... Jaa, ma juba näen, et see on seal nurga taga peaks olema, selle maja nurga taga. Illegal moves! Sandra on veits stresso, sest ta ei saanud oma espresso. Hans! Ma vaatasin kaamerat, lols. Hai! Ma olen telekas. Enne just Hansuga rääkisime, et siin Brüsseli lennujaamas on hästi huvitav olla, et kõik need tähtsad olnud kuskilt delegatsioonidest tulevad ülikonnad ees. Me oleme mällardama kuhugi. Nii, oota kuhu nüüd? Sinna. Siin ma ei näe ühtegi Flixbussi too. Sandra, kuidas kommenteerite? It's the right place. See on õige. Sest ma võtsin otseselt Flixbussi äpist, ta pani need koordinaadid sinna. Okei. Ma ei tea reaalselt, mis bussinumber, siin ei ole kirjas.
Näed, see näitab Flixbus otse. Väga hea, sobib. Ma ei näe ühtegi Flixbusi. Opadii! Rampage! Seal oli kirjas, et buss läheb 15 minuti varem minema. See ei ole võimalik. Go with the bus, they said. It will be easy, they said. Äkki saab siit, ma ei tea ju. No siit ta läheb, see on see area. No Flixbusi silt on seal, jah? Kus kohas? Selle märgi peal. Õhusaaste lihtsalt. Tunned? See ei ole külm, see on lihtsalt õhusaaste. CO2 emissions. Ma arvan, et... Sandra on paanikas. Ma olen suht kindel, et oli nagu, come on. Roland, See on nagu lennujaamades öeldakse, et sa pead 2 tundi varem kohal olema, sa jõud 2 tundi varem kohal ja sa ootad sul 2 tundi. See on reaalselt, see on siin parkla peal. Jep. Jõudsime bussi jõudis meie juurde õnneks. Leidsime bussi üles. Kuidas emotsioon on? Yes! Yes! Saame ikka kohale. Usalda ei saanud. Ärge paanitsege nagu mina. Usaldage mind. Isegi kui mina ennast ei usalda. Trust me, I'm an engineer. Nüüd on piletite kontroll ja 45 minti sõitu. Hello. 4 people. 3B, 3D, 3C. Ja siis on 4C. Siia poole 1. Nii, noh, Hans, kuidas emotsioonid on? Ma olen rahulik tegelikult sellest, me jõudsime bussi peale ilusasti. Tahaks ju kantsepi sulle tahaks süüa. Sandra, ma võin enda võiku sulle anda. Mul tegelikult nagu nii kõhtu ei ole, aga ma tahaks midagi head süüa. Naine on rääkinud. Kõht ei ole tühi, tegelikult tahaks midagi head. Tahaks midagi head süüa, kallis, mis sa tahad siis head süüa? Ma ei tea, otsusta sina, kes hakkad pakkuma neid erinevaid kohtasid. Ei, see mulle ei ma seda ma sõin eile. Ei, see ei ole ka see vaid. Tuleb pakku ise. Mõtlesin, et vali ise. Jep. Oh my god, Starbucks! Ma arvan, et kui Eestis oleks Starbucks, siis Rolts lihtsalt elaks seal sees. Jep. Ma jään hiljaks. Miks? Niisama. Ma on haige. Sest ma elan Starbucksis. Chinatown. Aga äkki lähme sinna sööma kuskile. Võib-olla. Äkki lähme? Siin on nagu... Äkki ei lähe? Äkki tuleb püksi, sest mul on räme kuseda. Mul ka. Minu elu esimene Starbucksi kohvi. How taste? Tavaline. Nagu kohvi ikka. On Banger kohvi või? Kohvi nagu kohvi ikka, ei saa aru, kas Circle K või Starbucks. Lihtsalt üks huvitav fakt, mida me vaatasime lennujaamas. Ma tahtsin huvi pärast teada, mis on nagu Belgia pindala. Ja tuli välja, et Belgia pindala on umbes 2/3 Eesti pindalast. Ehk siis ta on nagu 1/3 võrra väiksem, mis oli minu jaoks nagu mingi... Sest Eesti on nii väike. Ja see oli veel väiksem. Mõtlesime, et lähme sööma. Leidsime... Me teadsime, et siin on see Chinatown, aga mul ei tulnud alguses üldse meelde. Mõtlesime, et äkki vaatame mingit Chinese foodi söögiks. Tundub lahe street. Tahaks kuskile minna siia sööma. Võime korra käia siit läbi. Ta on lihtsalt näha, kas siin on poki. Okei, käime korra siit läbi. Mis said? Ma sain, kohe ütlen, mini praetud riisikräkkerid kana sibula maitsega. Eesti keeles on kirjas või? Ei, ma sellepärast nii aegast lugesin. Ma tõlkisin, ma olen otse tõlge. Keegi räägib meiega. Ma ei tea, mida ta räägib. Kõndisime siis selle Chinese Towni läbi ja siis tuli välja, et esiteks kõik kohad on kinni ja teiseks väga restorane, mis siit ei leidnud, ainult mingid Chinese marketid.
et vaatame siis mujale. Väga palju kohad, kusjuures pidi kinni olema praegu. Alles mingi kell 12 tehakse lahti, mis kell on praegu? Liiga vähe. Kell on 11, nii et kui me mitte midagi leia, siis me läheme McDonaldsisse nagu iga turist ükskõik kuhu ta reisib. Mida teie arvate? no pigem mitte Maci. Aga Kategooriliselt vastu või? ei kategooriliselt mitte, ma nii pirtsakas ka ei ole, aga pigem mitte. Aga noh, vaata, mis pakutakse nii. McDonalds on meist üle tee, aga Kristjan ei tahtnud väga Maci. Maci saab Eestis ka. We went to Hector Chicken. Hector Chicken. Vaatame, kas see on any good ka. Tegelikult sees oli sitaks näis nagu elava tule peal, mingid suured kanad seal grillivad ringi. Nagu KFC või? Ei, minu vaat siis. Chicken. Ma olen siis käin ka sees toonud salvakaid. Kuule, taha veel neid sooste. Me käisime reaalselt kõik ükshaaval vast. Ma käisin soola toomas, Sandra käis kasmit toomas, Rolts käis kahvlit toomas. Sparks. Sporks ja Kristjan läheb nüüd salfakate järgi. Pakett. Jami. Väike päevane sangria. You want to? Why not? No, you can't get out of it. Normaalne. Let's go! Te magate Roltsiga ühes voodis, eks ju? Ma Sandraga küll ei taha magada, nagu come on. Mida? Okei, ära rääkisid. Natuke rõdune. See rõdu ei ole too. Oh, ma olin nagu... Saad aru, see näeb välja nagu ma oleks kuskil Kakumäel. Veits on küll, on küll veits on Kakumäe või? See on siuke French rõdu ju. Prantsuse rõdu moodi. Päris prantsuse rõdu see ikkagi ei ole, see on lihtsalt siis oleks üks aste oleks ka, jah. Kuidas kommenteerid, Kristjan? Kuule, kui seda klaasi siin ees ei oleks, siis ma täis peaga oleks küll nagu tuleks hell no. Rõdu! See on mingi kass. Aga see ongi rõdu ju. Siis peaks väljast saama kuidagi sinna, jah. See on kass, jah. See on mingi vihane, jah. Katto! Ühesõnaga, ma ütlen teile aga kohe ära, et kui te tahate vaata, et nagu siin tuled asjad põleksid, siis siin on vaata see, et see võtab tervest sellest elektri ära ja paneb nagu tagasi. Fancy shit. I'm smart. Jõudsime enda esimesse hotelli Antwerpis. Pidu läheb vaikselt käima juba. Ja saime tund aega varem, saime hotelli sisse, kui tegelikult aeg oli. Sandra suutis keemitada ilusasti. Nüüd tuleb pre-party sleep. Äkki või? Ready for Rampage? Oh yeah. Oh yeah. Really? And you? Always. Are you ready? Fucking ready! Siin peal on raha nüüd või?
ja siis see on põhimõtteliselt sa annad selle tokeni, aga see on parem teema kui eelmine kord. Eelmine kord said lihtsalt mingid sitaks tokenid, millest sa ostsid vaata kogu aeg. Top-up... Eks sa pead mingi 20 euri maksma. First top-up on 20 euri. Aga no see kehtib 2 päeva peale, sa ostad jooke, need on niikuinii päris kallid. Kuidas see töötab? 1, 7, 8, 5. Keera lahti siis. Rampage! That's the entrance. Right, some merch here. Here we have merch. Are you ready for this? Ei ole. Let's go!
tere hommikust, inimesed. Morning after. Kui sa arvad, et sa leiad siit mingi ilusa vaatepildi, siis ei. Aga miks peab kõik olema nii ilus? Miks ei võiks kole olla vahepeal? Aga ongi. Olengi. Kuidas eilne õht oli? Vahvam kui praegune hommik. Tahaks veel magada. Kaua magasi või? Maksimum 5 tundi. Ja kuhu me nüüd läheme? Sööme pitsat. Ja enne seda joome hotelli all lobis kohvi. Tasuta. Rolls, mis sa ütlesid? Seda ei olnud, mis Starbucksis oli. Pizza. Nagu reaalselt vaatasin nagu water. Piston subitsa näeb väga hea välja. Good choices in life, no. Päev 2 on käes. Käisime enne pitsat söömas, nüüd muljetame siin pargivingil. Joome vett, taastume eilsest, sest täna on ikkagi järgmine päev ja tuleb hakkama saada veel järgmised 12 tundi. Ei ole lihtne, ütleme nii. Keha on ikka päeva lõpuks päris väsitav. Aga noh, Sandra joob siin fancy ass. Ma joon rikaste inimeste vett. Waterit. Ma olen white girl. Vaadake, mu riietus on ka siuke mingi. Mul vaesena on veidi häbi siin kõrval istuda. Sangre. Et on Simon, selles suhtes, see maksab Eestis 8 €, nii et see on päris hea. Sellega fleksida. Päris lahe ümbrus on siin tegelikult. Kui sa natuke ringi vaatad, siis nagu siin ümbruses on päris kõva arhitektuur. Soldier
the air, put your phones in the air, and make as much noise as you can in loving memory of MC Skibadee! Nobody wants to stay, chaps! Hey! Listen! Before we move to the next tune, I just want to say big ups to every DJ who played on this podium because this shit is scary as fuck. Holy shit, I was so scared up there. I'm glad to be back on the ground now. Kuidas kommentaarid? Me on hästi kiire juba kuhugi praegu. Õnneks Andres on meie peale kuri olla, sest we have a green card. Ja kell on? Liiga palju. 09, täpselt. Me oleme ikka täpselt mehed. Ja samas me kõnnime ka kiiremini kui Sandra. Ära sa tee sinna sisse ette. Jep. Sa saad niimoodi vastu pead varsti. Eile läksime Rampage'ile ja siis mingid kohalikud näitasid meile suuna kätte, kuhu poole minna, mis trammiga saab ja siis me olime Sandraga nagu... Ei, tundub kahtlane. Tundub kahtlane, me ei usu teid. Ja siis hakkasime ise mingi leiutama mingid asju, kohalikud tulid uuesti meie juurde. Ütlesid, et joo, et minge sinna, vaat, et sealt saab. Ma olen mingi... sketši, but okei. Amps. Roland TikTok'e filmimas. Behind the scenes. Sandra, Sto? räägi midagi. Jõudsime Flixbussiga Amsterdami. Natuke kogume ennast ja siis läheme kuskile sinna, otsime trammi, siis lähme trammiga enda väga huvitavasse hotelli. Lähme otsime enda paadi üles. Mis meie paat on? Meie paadi nimi on Avanti. See peaks seal suht lõpu poole olema. Saame ukse koodiga teha lahti selle. Ma vaatan. Siin on keegi. Siin ei ole kedagi. Reception olema kuskil. Ei oota, siin ei ole kedagi. Issand jumal. Ma astusin metsi mööda. Ma vaatasin kaamerat. Ei ole merjaks ka või? Ei ole. Üliäge koht. See on päris vaid, jah? Täiega vaid. See on päris vaid, jah. Vaata minu nimega. Welcome on board. Tadaa! Siin sees on 2 võtit. 2 ta? Jah, meil on 2 erinevat kajutit.
6 ja 7. Lähen vaatan, miks mul on rohkem tegi. Ei, tegelikult ei ole vahet, ma arvan, on kõik samasugused. Ma tahan merevaatega saada. Oi, täiega meeldib see. Juba teen. Hansul on kodus siuksed, nagu Saaremaal. Ma olen 19 aastast sihukestes treppides käinud. Hello MTV, welcome to my crib. So in this beautiful crib we have a sink, we have bunk beds and that's pretty much it. Siin on merevaatega aken There ka. is a small sea window and here you can do some stuff. Here we have some small closet. Not very big, but does the trick. Thank you. Meil on sama umbes, eks. Jah, lihtsalt teistpidi. Nagu pisik, aga samas nagu niikuinii magada andsin. Jep. Aga cool, ma arvan, et lahe kogemus ja hommikul saab seal üleval, kus ma võtmed võtsin, saab hommikus süüa. See oli tasuta hinna sees, nii et... Ja meie see asukoht on ülihea, me oleme täpselt nagu tsentralis. Kõik muud hotellid, mis olid tsentralis, olid nagu 2 või 3 korda kallimad, nii et... Jah. Mahub ikka istuma sinna. Jaa, mahub küll, aga... Aga? Jah, I prepare always nagu. Muidu on Haiseb veits. Dussid ja kõik asjad olema. näite dussi. See on sitaks õue. Ja kui ma juba peale vaatan, siis siin arhitektuuriliselt on veits paremini asi ära lahendatud kui meie eelmises hotellis. Nii et planeeringu poolest on nad nagu veidi ees. Kokkuvõttes ma panen siuke 3/5. Aga vibe on hea, vibe on väga hea. Vibe annab ühe tärni juurde äkki. Vibe annab ühe tärni, nüüd oleks 2. Ühesõnaga siis siin hotellis on tekid ja linad ilusasti olemas kõik, aga sa pead tekikoti ise sisse panema. See on kõige tüütum osa ka veel. Reaalsust nagu. Kusjuures ma võtan ühe tärni maha, nüüd on 2 tärni. Kusjuures ma vihkan kõige rohkem seda, kui lina peab panema. Ma panen padjapööre tavaliselt kodus. See on aus. Näed, kaitsevägi tuleb kasuks küll, näe. Nagu... Ma näitan teile, kuidas pannakse tekikoti sisse ja kõigepealt otsid õige poole üles, eks. Seda ma ei leia juba. Kus su tekk seal on? Ei, sul on midagi täiesti lapis seal sees. Aita mind. Kuule, nagu see on ebareaalne. No. Upsti. Käib küll, ma arvan. Jah, saab magatud küll. Kas sa tead, kuidas seda akent kutsutakse, mis seal on? Kajuti aken. Seda kutsutakse illuminaator. Illuminaator või? Tere, Sandra. Tere! Täna on hommikusöögiks võileivad ja pannkoogid. Ja mingi müslitaoline asi ka oli. Ja siis on veel peanut butter jellit. Eile jõudsime siis Amsterdami. Jalkamäng oli täpselt siis, kui me jõudsime, oli 40 minti tagasi läbi saanud. Ja metroo, millega me siia kesklinna sõitsime, oli täiesti packed ja inimesed laulsid ja karjusid seal. Ja lõhkusid trammi. Lihtsalt mingi ta-ta-ta-ta-ta. Aga no, experience jälle oma, et see, kus meie buss, Flixbus tõi meid, see oli täpselt selle staadioni kõrval põhimõtteliselt. Väga palju turvasid ja jalkafänn oli seal. Aga nüüd me oleme Amsterdam City's. Lähme vist Sandraga juba 3. korda Kanal Cruise'ile, aga Kristjan pole käinud. Rolls läheb teist korda. Rolls läheb teist korda. Aga see on worth it, see on worth it.
see on äge asi. Siuksed ongi need Canal Cruise'i paadid. Räägi, mis Amsterdamist arvad? Sitaks litt nagu me enne rääkisime seda ka, et I'm not sure, kas ma tahaksin siin elada, sest et meil on praegu veitse mulga, et sa oled siin turistina, sul on zero kohustusi, sa oled siin täiesti free. Kui sa siin elama tuled, siis ikka ma arvan, mingi nagu job-related stress võib tekkida ja ma jätaks pigem selle selliseks kohaks, kus sa tuled ja sa oled nagu täiesti mingi chilli-pilli ja käid siin ringi ja tripid ja vaatad, mis ümber ringi on ja naudid elu. Kuidas oli? Litt. Mida õppisid Canal Cruise'ilt, Sandra? Kohe mõtlen. Ma õppisin, et kuskil on mingisugune park, kus on mingid purustatud peeglid, mis inflektivad taevast seda, kuidas Auschwitzis oli kõik purunenud. Damn. I remembered that. Sellepärast nad abielludes löövad peeglid katki jalaga niimoodi. Äkki on, jah? Võib-olla tõesti. Või äkki see on vanem traditsioon? Learn something new every day. Kristjan, miks need majad vilte on? Sest need on alt mädanenud, sest need on puu. Engineering, ei olnud targad, ei teatud, et maailma asjadest sittegi. Ja tegelikult need puud hakkasid mädanema siis. Nad said õhku peale, vaata. Vett ka. Vett ja õhku. Aga õhku oli nagu see suurim probleem. Siis hakkas vundament mädanema ja siis majad on viltu. See. Üks nagu kõige basic. Oi, see sobib isegi kanda sulle. Oh my god, nagu see on nii pehme lihtsalt. Aga üli hea talvel, vaata on külm, siis paned siit niimoodi ka veel mingi vaja mingi. Jou. Läheme Kingdom of Sweets. Siin on jäle palju magusat. Roland on excited. Ülimagus lõhn on siin lihtsalt. Cheetose pakk maksab 7 eurot või? Mis asja? Ma saan Eestis poes selle mingi 1,50 ju. Appi. Rahamants on juures. See vormib pallid ilusamaks. No nii. Arvatate kotti kaugelt, arvate, et käisin kuskil Pradas või midagi. Ei. Käisib juust vastmas. Siis ma ütlesin mingi kastme ka veel. Saab neid veits kokku panna. See tädi müüs mega hea idee maha, et paned kartuleid, võid, siis seda juustu sinna peale, paned natuke tilli. Ja sellest tuleb siuke fuul. Vaadake seda juustupoe mingi kotti lihtsalt. Ma vaatan ka. Ma oleks nagu mingi Gucci kotti ostnud endale. Ma just seda filmis mõtlesin ka, et Täpselt samad sõnad. Arvate, et käisin Pradas, aga tegelikult käisin juust ostas. No ma arvan, et see on suht Prada juust nagu. Täiega Prada juust nagu. Look at this, on it. Juustukaste. Mega hea. Käisime Amsterdami või Hollandi top 1 friika kohas. Mega hea. Ma olen sõnatu.
nagu ütle ausad emotsioonid kohe, kui sa sööd seda. Need näevad seal selle stendi peal vaata välja. Nagu tuleks seal mingi plastikust hästi ilusaks tehtud söögid. Aga tegelikult need on päris söögid. See näeb ka ikka päris haige välja. Tükist asja ei näe tihti, et Sandra roomab. Pane nägu sisse. Jõudsid nii kaugele. Me ei jõudnud isegi siia. Kuidas on? Ja päike ja vesi ja muru. Päike on ülisoe. Siin on papagoid. Ma ei teadnud, et papagoid nii külmas kliimas elavad. Näeme esimest korda papagoid Amsterdamis. Viimane lend. Nagu lõpuks, aga samas nagu kahjuks. Ei viitsi rohkem lennukiga sõita, aga Tallinnasse ka ei viitsi jõuda. Vahepeal oli, kui me hakkasime boardima, siis ütles mingi ja boarding started to Dubai. Siis ma olin mingi, meil on passid kaasas samas. Võiks veel edasi reisida. Aga see läks korraks. Natuke oleme väsinud ka ikka. No natuke oleme väsinud ja kõik päevad lihtsalt mingid trallatad. Jah.